ALS on haigus, mis muudab elu täielikult. Amyotroofne lateraalskleroos. Haigus, mis muudab su keha tasapisi vaikseks. Sinu aju annab iga sekund käske. Liigu, hinga, naerata. Närvirakud kannavad selle käsu edasi lihasteni. Aga ALS-is need närvirakud hävivad. Signaal ei jõua kohale, lihased ei liigu, keha ei kuule enam. Kõik algab väikestest asjadest. Käsi väriseb, hääl muutub, kõnnak muutub. ALS-i sümptomid on lihasnõrkus, rääkimis- ja neelamisraskused, krambid ja hingamisprobleemid. Haigus liigub kiiresti. Mõne aastaga kaob võimalus liigutada, rääkida, isegi hingata iseseisvalt. Isegi väiksemad tegevused nagu paelade sidumine muutuvad raskeks. Miks mina? Miks üldse selline haigus? Miks see juhtub? Kes on järgmine? Me ei tea veel täielikult. 10% juhtudest on ALS pärilik, ülejäänud täiesti juhuslikud, nagu oleks keegi keeranud vales suunas lülitit. Mõni nädal tagasi suutsin veel igapäevaselt kätekõverdusi teha. Tänaseks ei luba mul lihased enam ühtegi teha. ALS-i ei saa välja ravida, aga on olemas ravimeid, mis aeglustavad selle kulgu. Füsioteraapia aitab säilitada liikumist, kõneteraapia, suhtlemist ja spetsiaalsed seadmed hingamist. Käib. Nii, kuna tulemas on maikuu ja maikuu on ALS-i haiguse teadvustamiskuu, siis paar aastat tagasi oli ka siuke trend nagu Ice Bucket Challenge ja see oli tehtud ALS-i teadvustamiseks. Nii et me mõtlesime, et me teeme ka.